Kevad ja sügis on see aeg, kus saad tegeleda taimede istutamisega. Mina olen sel kevadel juba istutanud oma koduaeda 3 erinevat marjapõõsast, 2 viljapuud ja ohtrasti muru. Aga kui sul ei ole võimalik aeda taimi istutada, siis üheks lahenduseks, kuidas saad endiselt taimede istutamisega tegeleda, on istutada koduseid potililli või potitaimi. Ja selles videos nüüd õpetangi sulle, kuidas siis ühte moodust, kuidas siis istutada kodus taimi. Need moodused on laias laastus 2. Esimene on, et istutad seemnest, seda ma sulle täna ei näita, aga teine moodus on, et sa kasutad juba ette kasutatud taime või istikut, mida saad ise istutada. Või siis, nagu meie kasutame, ka mõne juba olemasoleva taime murdunud oksa, mille oled vette pannud ja see on juured alla võtnud. Siit ka esimene nipp sulle, et kui sul on kodus taimed ja mõnel taimel murdub ära oks, siis ei ole vaja seda ilmtingimata ära visata, seda murdunud oksa, vaid võib selle oksa panna mingisse veeanumasse ja kui ta on piisavalt kaua seal veeanumas, siis nagu näha, võtab see oks enamasti, mitte küll päris kõigi taimede puhul, aga suurema osa taimede puhul, nagu näiteks on siin näha, on juured alla võtnud. Võtavad need taimed ise juured alla, näiteks palmil juured all ilusti või ka sellel taimel, näed, kenasti on juured alla võtnud. Ja kui nad on juured alla võtnud vee sees, siis saad nad ilusti ümber istuda. Need taimed võib ju julgelt vette jätta kas või pooleks aastaks, et minul nad tavaliselt üks tsükliga ongi, et kui mõni oks ära murdub, siis ma panen nad vette ja istutamisega tegelen alati kas siis sügisel või kevadel nagu ikka. Ja senikaua, kuni siis see periood on, kas jõuab kätte sügis või kevad, senikaua on rahulikult seal vees ja midagi nendega ei juhtu. Nüüd tutvustan sulle siis asju, mida sul läheb vaja selleks, et taimi siis sellel meetodil istutada, millest eelnevalt rääkisin. Ehk siis nagu sai öeldud, loogiline, et sul on vaja kas mingit istikut, millel on juba juured all, või siis mõnda taime oksa, mille oled pannud vette ja see võtnud juured alla. Seejärel on sul vaja potti, kuhu see taim istutada. Mina kasutan antud hetkel savist lillepotte. Savist lillepottide puhul on nüüd väike nipp see, et kui soovid sinna istutada mõnd taime, siis eelnevalt oleks mõistlik need savist lillepotid panna vette ligunema. No kas või pooleks tunniks või tunniks. Et kuna see savipott on kuiv hästi, kui ta ei ole vees olnud või kasutus enne, siis ta võib hakata hästi palju vett sissima ja võtab ära taimelt vee, mida talle peale ümberistumist on hästi oluline väga palju saada. Nii et jah, et enne kui hakkad istuma, pane savipott, nagu minulgi siin on vette pooleks tunniks kuni tunniks, võid ka rohkem hoida ligunema, et ta tõmbaks ennast ilusti vett täis ja sinna saaks taimi sisse istutada. Seejärel läheb vaja sul, kas mina kasutan niisugused grillvardaid, võid kasutada ka tikke, sel juhul pead väägi otsa ära lõikama või mingeid muid niisugused pulkasid või asju, mida saad panna lillepoti põhja. Nimelt, kui sa võtad lillepoti kätte, siis näed, siin on sees auk. Ja see auk on hästi oluline selleks, et üleliigne vesi, kui kastab liiga palju, voolaks potist välja, mitte ei jääks lillepoti sisse ja hakkaks juuri mädandama. Ja see auk on vaja natukene ikkagi kinni katta alguses selleks, et kogu muld ja asjad sealt väga välja kukuks, aga samas, et ta jääks ka piisavalt avatuks, et üleliigne vesi välja saaks. Ja sellel samal põhjusel on sul vaja ka kas näiteks väikseid kive, kruusa, graniiti, müüakse ka lillepoodides spetsiaalselt sellised väikseid kergeid kive, mida saab panna lillepotti, et tekitada kiht, kus siis vesi kiiremini läbi läheks, üks drenaaži kiht öeldakse selle kohta. Ja loomulikult lõpetuseks läheb sul vaja mulda, kas siis toalillede muld, nagu siin on spetsiaalne, või võid ka osta lihtsalt tavalist musta mulda. Kui sul on näiteks võimalik ka kuskilt saada turbamulda, siis võid ka võtta turbamulda, aga mitte ainult üksi siis turbamulda panna, vaid segada see läbisegi musta mullaga või toataime mullaga. Ja kui need vahendid on sul olemas, siis saadki hakata lise lilli istutama. Nii et läheme ja vaatame täpsemalt, kuidas see protsess välja näeb. Minu siis savist lillepott on kenasti ämbri sees vees läbi ligunenud. Kui kasutad plastikpotte, siis sul ei ole vaja need eelnevalt leotada, sest need ei ime vett sisse.
ja saan kasutada istutamise juurde. Võtan poti, näed, siin sees on auk, eks ole. Ja selleks, et nüüd ma tekitan siia väikse kividest drenaažikihi, et selleks, et nüüd kiviksed kõik välja kukuksid august, mis ma sisse panen. Panen siia augu ette natukene puidust grillpardutikke. Nagu ütlesin, võib ka kasutada tavalisi tikke, siis sel juhul lõika ära väävli osa. Puit on hea sellepärast, et ta jätab sükse piisavalt ruumi siia, nagu näed, natuke jäävad ikkagi augud vahele. Jääb piisavalt ruumi, et vesi saaks siit ikkagi välja, aga samas jätab ka piisavalt väiksed augud, et kiviksed välja kukuks. Ja lõpuks puit siis orgaanilise materjalina ka saab mullaks siin poti seest. Nagu näed, niimoodi piisab siin täiesti sükene sõrestik luua ja võtad siis oma väikesed kivikesed. Kui sa kasutad lillepoodides müüdavaid spetsiaalselt sükest kruusa, mida lillepottide drenaažiks panna, siis nende puhul enamasti isegi sükest pulkude panemist ei ole vaja, sest need on päris suured kivid ja need ei kuku sealt august välja. Aga kuna minul on väikesed graniitkivid, siis mina pean seda tegema. Ja nüüd asutan siia pulkude peale ettevaatlikult, nii et need pulkad väga ära ei lendaks. Natuke sätin neid kivid. Ja panen neid kive nii palju, et see kataks selle pulga ja augu ilusti kinni. Nii. Ja sellisest kihist siia sisse täiesti piisab. Kivid on natuke sõrelisemad. Nad peavad kinni mullakihi ja see ei bloki seda auku kinni, kus kohast saab siis vesi minema. See on nüüd siis drenaažikiht ja nagu näed, kuigi siin auk sees, siis kivid välja ei kuku. Ainult 2 kivid oli alguses ja need saab siia tagasi ilusti panna. Järgmine samm on nüüd võtta siis mulda ja panna mulda poti põhja. Nii, et see kataks selle poti ilusti kinni. Ja siis kaevad väikese pesa siia. Ole ettevaatlik, et sa kive paigast ära liiguta kuni kividini väikese pesa, nii et on äärtes kõrgemal, keskelt madalam, et siin kivini jõuab, siis pane siia mulda natuke tagasi. Ja kui selline väike pesa on kaevatud, siis võtad oma taime, mida soovid istutada. Mina alustan sellest taimest. Et valida sobiva suurusega pott, siis selleks võta oma taim ja tegelikult enne juba vaata, et ta ei tohiks nagu päris poti põhja ulatuda ja ta ei tohiks ka nagu liiga mattuda mulla alla, ta ei tohiks nagu nii palju mulla alla olla, et nagu see osa, mis ta vees oli enne, see osa võiks jääda mulla alla, ehk siit on näha see veejoon, et nii palju peaks ta vähemalt mullast väljas olema. Seega, kui ma nüüd mõõdan siia potti, siis see pott peaks tal olema täpselt paras, et juured peavad ilusti ka siia sisse mahtuma. Et näiteks selle taime jaoks ilmselgelt sa näed, see pott on natuke liiga väike, eks ole, et juured on liiga kõrged siin. Niisiis, ja nüüd, kui sul on väike kiht mulda pandud, võid võtta, vaatad, kas on õige seos, on küll. Sätid juured siia sisse ilusti. Sätid selle taime võimalikult poti keskele. Ja asud nüüd talle siis mulda ümberringi panema, et ta katta täiesti mullaga kinni. Vahepeal vajutad seda mulda näppudega natukene allapoole, pressid teda kokku. Et ta jääks võimalikult tihedalt. Ja kui sa teda tihedalt kokku pressid, siis näed, üks hetk see taim hakkab tegelikult juba ise siin seisma. Ja sa ei pea enda kinni hoidma. Ja siis lisad mulda, kuni ta tõueb tavaliselt pottidel, näed, kui sa seda näemana, siis on siin sükene näiteks rant. Et selle randini täidata mullaga ära, et süksed erinevatele pottidele, võtan siin näiteks mõne teise poti välja. Kõigil pottidel päris ei ole, aga osadel on. Et siis pead vaatama, et niisugune pöidla jagu vähemalt jääks sellest mullapinnast ja poti äärest vaba ruumi, kui sa seda kastad, et see vesi hakkab sealt üle minema. Ja nüüd jätkake siia mulla panemist seni kaua, kuni saavutad endaks selle sobiva taseme. Nii, nüüd ma olen saavutanud sobiva koguse mulda, ma vajutan selle korralikult, pressin kinni, võid julgelt siia vajutada, nagu päris täie jõuga ka vajutada, aga nagu tugevasti võid täitsa vajutada. Saad veel natukene seda sättida, seda
taime nagu tsentrisse rohkem, vaatad, et oleks enam-vähem kõik keskel ja pressid kinni selle mulla pealt korralikult. Ja taime see mulla lisamise osa on nagu läbi, siukene hea kõrgus on see praegu. Ja võime asuda järgmise etapi juurde, milleks on taime kastmine. Ja kui sul on kõik muld vajalikus koguses pandud ja taim on nagu et valmis, siis viimane etapp on teda väga hoolega kasta, sest et taimed juurduvad paremini vesistes tingimustes. Seega esimene kord, kui oled mulla ära pannud, on oluline see väga põhjalikult läbi kasta, et oleks nagu läbinisti märg. Võid seda lausa teha kraani all. Või kui sul on näiteks kastekann, siis on võimalik seda küll kastekannuga teha. Aga alguses mina isegi kasutan kraani, panen siukse nõrga nirena jooksma, et see muld siit välja ei peseks. Ja lasen ta põhjalikult märjaks. Lasen nii kaua sellel mullal peale veel tulla, kuni ta hakkab peaaegu et üle ajama. Näed, et veekiht siin järjest tõuseb. Nii, ja nüüd hakkab ta üle ajama. Nüüd jätan ta seisma siia kraanikaussi ja kordan seda protseduuri 2 korda veel, et kokku 3 korda. Ja kui see on tehtud, siis äsja istutud lill ei taha otsest päikesevalgust. Seega, kui on ta põhjalikult läbi kastetud, siis viin ta mingisse varjulisse, võimalikult varjulisse kohta, kus oli otsast päikest ja ka jahedasse. Ta on päris külmkappi pane, aga mida jahedama ja varjulisema koha oma kodus leiad, siis pane ta 3-4 päevaks sinna varjulisse kohta rahulikult. Ja peale seda võid ta panna sinna, kuhu oled soovinud ta panna, kas enda aknalauale, koolilauale või kuhu iganes. Ja edaspidi soovitan sul lille kasta seisnud veega, ehk siis näiteks meil on siin sellised kastekannud ja ka suured veekanistrid. Mina panen siia näiteks, olen valinud, et lilled tahavadki kastmist 1 kord nädalas. Siin talveperioodil isegi võib-olla üle nädalate. Natuke on erinevate lilledel muidugi erinevalt, et sa pead ise järgi vaatama, aga enamus lilledele piisab 1 korrast nädalas vett. Et näiteks valid kastmispäevaks neljapäeva, siis paned 1 neljapäev veetünnidesse seisma, lased neil nädala aega vee seista ja siis järgmine neljapäev kastad sellega ja paned uuesti uue vee ja üle-järgmist neljapäeva ootama. Ja nii lihtne ongi see lillede istutamine istikust või siis juba juurdunud oksast. Olen täiesti kindel, et kõik saavad sellega hakkama. Head istutamist!